Nii, täna tekkis mul jälle selline soov, et ma tahaksin ühe video teha. Ja siis ma aina mõtlesin, et millest ma teen, et kevadest kindlasti peaks tegema. Lõppude lõpuks on ju kevad käes, aga mul nii väga sellist kevadist tunnet veel ei ole. Aga siis mulle meenusid eelmised sellised toredad kevade tunded. Ja mulle tuli väga selgelt meelde üks jalutuskäik metsas. Mets on minu jaoks üldse selline, just see minu kodukoha männimets on minu jaoks nagu mingi pühakoda. Ta jääb mulle nii mõnusasti koduteele, kui ma töölt tulen või tööle lähen. Ja ma üsna sageli pärast tööd käin sellest metsast läbi, sest lihtsalt ma olen selle tunde kätte saanud, mis seal minuga toimub. Et see on ikka tõesti selline koht, kus ma saan maandatud, laetud ja kui ma muidu võin olla Haevel või kuskil ära, siis seal ma arvan küll, et ma olen täielikus kohalolus. Ma tunnen kõiki neid lõhnu, näed kõike seda imeilusat männimetsa, palumetsa. Kõik, kes on sellises metsas käinud, kõik kindlasti ongi, teavad, kui valgusküllane ja ilus mets see on. Selles metsas ei ole midagi hirmutavat. Sirged männitüved, need erinevad samblad, samblikud, pohlad, mustikad ja siis muidugi veel kanarpikk. Ja see kanarpikk ongi täna märksõna. Minu teekond läheb seal 3-4 kilomeetrit ja lõpeb ta alati sellisel rajal, kus kahel pool kasvavad kõrged kanarpiku puhmad. Ja kanarpiku õitse ajal on see ikka hästi eriliselt väga-väga ilus tee. Ja täna mulle meenus see, kuidas, nagu see oli suvel, kui ma läksin jälle sinna oma metsatiirule ja asusin sinna kõik need lõhnad, kuidas männimets soojal suvel lõhnab päikesepaistel. Sa tunned jala all, kuuled igat krõpsu. Ja siis juhtus nii, et ühtäkki lendas üks kollane liblikas minu juurde. Mina kõndisin, see liblikus hakkas mind justkui saatma. Ja varsti liitus temaga veel 2 liblikat. Nii et kõndisin mina ja 3 kollast liblikat. Ja nad kõndisid ja nad lendlesid seal ümber minu ja ei läinud üldse ära. See oli omaette kummaline ja teistpidi kuidagi nii rõõmus. See liblikate lend tegi mind nii kergeks, nii mõnus oli seal astuda. Ja mingi aeg nad kadusid ja mõtlesin, et nii, nüüd ma jätkan oma teekonda üksi ja ühtäkki kusagil tulid nad jälle, ilmusid välja. Ma ei tea, kas need olid need samad liblikad, võimalik, et nad olid mingid teised liblikad. Aga niimoodi me kõndisime nad saatsid meid praktiliselt terve selle jalutuskäigu. Ja see oli selline sõnul seletamatult tõeliselt tore tunne. See on see tunne, need on nagu, ma arvan, et see ongi sellised tunded või need täiesti ravivad meid. See on nagu teraapia, ongi see metsateraapia. Et ükskõik, mis sul seal päevas on olnud, kui väsinud sa oled, mis asju sa oled üle ja läbi elanud, seal läheb kõik sa nagu ja see ravib, see teebki sind puhtaks, korda, kõik on jälle õige. Ja sellel jalutuskäigul mul sündis üks luuletus, see kergelt nagu liblikalend, lihtsalt see luuletus tuli, see oli imeilus luuletus. Aga ma tean ka seda, et kui seda luuletust nagu ei saa kohe üles kirjutada, siis hästi tihti juhtub nii, et see nagu võetakse sult ära, ta läheb sinna tagasi, kust ta tuli või midagi. Ma korrutasin endale kogu aeg, püüdsin teda korrutada või jätta sealt mõne lause meelde, et sealt edasi jätkata. Ja tegelikult juhtus tõesti ikkagi see, et ma jõudsin koju ja ma ei mäletanud. Lihtsalt see luuletus kadus ära. Mul oli sellest nii kahju. Aga üks rida jäi mul sellest luuletusest meelde ja see oligi algus, et see on minu tee, see kanarpiku lilla. See oli mul meeles. Ja siis, kuna see vana luuletus oli läinud, siis ma tegin uue luuletuse. Ma tean, et ma kuidagi tegin seda hästi kaua, ma nägin sellega vaeva või kuidagi, et see ei tulnud enam nii kergesti nagu liblikalend, nagu see esimene. Aga see luuletus sai ikkagi valmis ja ma loengi täna, ma loen ainult ühe luuletuse, ma loengi selle luuletuse.
See on minu tee, see kanarpiku lilla, päikselõhnaline, kulgeb üle silla, mis tehtud kaunist nõtkest pihlapuust ja samas minust endast, minu luust. Teispool silda lookleb rada vikerkaarde. 7-värviline ime on see kaartee. Õrnalt puhuvad seal unistuste tuuled, seal on ilmaime, millest sünnib luule. 7 inglit, 7 värvi, üks on sinu. Raske valida, neist milline on minu. Seisan samblarajal, kanarpikk on lilla. Ma ikka alguses, mul julgust pole minna. Selline väga sügav luuletus mingil määral ja see on justkui minust endast. See oli veel kirjutatud sellel ajal, kui need minu luuletused olid kuidagi unustuse hõlma vajunud ja ma ei tegelenud nendega. Ja tegelikult kindlasti oli hinges mingi kripeldus, kipitsus, midagi oleks nagu elust puudu, midagi oleks nagu päris õige, niisugune natuke rahulolematu tunne. Ja kui ma siis astusin ikkagi sellele rajale ja enam ei kõhelnud, siis sai elu nii palju värve juurde. No, ma arvan, kõik need 7 vikerkaare värvi tulidki ellu juurde. Aga ma otsustasin, et ma teen täna ühe lühema video ja lõpetangi sellega. Võib-olla ma ütleks veel ka seda, et selle kanali ma tegingi iseendale sünnipäevakingiks. Ja just selle jaoks, et ta pakuks mulle hästi palju rõõmu, sest nende luuletuste lugemine ja üldse need sellised mõtisklused ja jutuajamised ja üldse kirjutamine, see ongi tõeliselt minu südame rõõm. See teeb mulle nii palju rõõmu, mulle endale ja muidugi on mul hea meel, kui see kuidagi rõõmustab ka teisi. Või sedasi kuidagi annab ka mõtteid olla, et kui palju meie enda kätes, et olla tasakaalus, rahus ja millal me siis veel loodusesse läheme. Muidugi looduses tasub käia ikka igal aastaajal, aga no kevad lihtsalt kutsub, siis peab minema. Ma ei tea isegi seda, kuidas mul täna see video välja tuli, sest mul ei ole seda tavapärast lampi, millega ma enda peale valgust näitan. Et ma istun akna all ja minu peale paistab õuest päikesevalgus. Ma ise näen seda tohutult heledana. Võib-olla ta ei kõlbagi üles laadida, aga võib-olla kõlbab. Igal juhul ime ilusat kevadet kõigile ja järgmise korrani.